No tere hommikust. Another weekend, another video. Meil siis on 3 nädalat jäänud võistlusteni. Vaikselt ärkame siin ja eks midagi teeb siis hambad asjad sai puhtaks pestud, vee sai ära joodud ja alustame siis väikse hommikuse jooga ja mediteerimisega. Siis teeme kardiot. Mõtlesin minna õue jooksma, aga ma vist otsustasin ümber, et ma ei lähe. Kuidagi keris ilm praegu, et teeb ratta peal ja siis eks pärast räägime edasi alles. Mis ma veel ostsin siin vahepeal endale foamrolleri ka. Rollib lahti ja vahepeal aega. Tired of gravity surrounding me. I feel the voices of my mind, but there's a fire in my heart. I wanna be weightless again, like Eks ma räägin siis hommikuse kardi all nädalast ka siis, mis siin toimunud on ja kuidas asjad edenenud on. No kardiat olen teinud iga päev, vähemalt korra, aga enamjaolt olen teinud 2 korda. Hommikul tühja kõhuga ja siis õhtul peale trenni. Olengi õhtul niimoodi, et õhtul lõpetan trenni ära. Trenni olen teinud 2 trennis, 1 vaba. Kui trennipäev ongi, siis on teen trenni ära, siis lähen poseerin, kui see poseerimisruum on vaba, see nädal on olnud iga päev, vahestan see kinni. Poseerin, nii kaua poseerin tunde järgi ja siis lähen teen tavaliselt veel treppi 15-20 minutit seda Stairmasterit ühesõnaga. Ja päästimisega, no mingi aeg ma päästisingi sinna nädala alguse poole ja siis eelmine nädal tuli nagu paremini välja ja siis aga vahepeal hakkas nagu, hakkas päris palju vererõhule ja värki ja hakkas nagu kammima ühesõnaga. Siis ma tegin nagu lühema, ma tegin tunde järgi jällegist. Et nagu ühesõnaga see päeva lõpp-point on ikkagi selles, et nagu saada vähem kalorit sisse saada. Üks päev siis, ma olen 3 nädalat, kuskil 3 nädalat ei ole cheat meal'i teinud. Siis õhtu mul oli nii kolli ette kõigist. Ma mõtlesin fakt ette, et ma teen cheat meal'i. Ja ma sain lõpuks magada peale seda cheat meal'i. Tegin cheat meal'i ära ja siis ma magasin 11 või 12 tundi. Niimoodi suht rahulikult ikka. Sest muidu ma üle 7 tunni undi saa. Tee mis tahad ja katkendlik ja ärkad üles kogeg ja silmad lahti juba ja juba mõtled ja nii edasi, nii edasi. Et nagu uni kvaliteet on väga-väga halb selle prepi ajal või selle kattemise ajal. Mõnda aega kaalutlenud, et seda töölt ära tulemast ikka, aga ei saa nagu kontrolli alla kuidagi oma hingamisraskusi ja ärevushäired nagu rõve on lihtsalt paha, lihtsalt päeva teeb olegi nagu ärevustes ja no see dieet ka kindlasti mõjutab kõik, aga nagu ma tean, ma tunnen, kus see tuleb hetkel, et see tuleb sellest tööst. Et ma siiamaani kaalutan seda ja kaalutan vist edasigi, vaatab siin nädala-2 jooksul. Aga ma teen ikkagi kõike selleks, et saada ikka see kontrolli alla, et ma ei pea ära minema ja ma saan ikka rahulikult edasi kõike teha, mis ma teen. See on nagu plaan Z. Ja mis ma nüüd ka otsustasin siis, et järgmist nädalast hakkan siis arvatavasti carb-cyclingut ka tegema, et siis 2-3 päeva, 3 päeva arvatavasti madalad või siis ongi niimoodi vaikselt lähen madalamaks süsivesikutega, siis 1 päev on kõrged ja siis jälle 3 päeva vaikselt langetan. No see on ka alati aidanud ikkagi, kui süsivikus välja saad, siis ta tõmbab. Aga see on jällegi see, et kalub see raudness ära vaata. Sa ei tohi nagu liiga kaua ilma karbsist olla, siis ta tõmbabki nagu selle raudness ära. Kus liiga kaua näiteks kui ketot teed, keto-dietit. Ma olen teinud, siis ongi äkki sukses flätiks nagu näiteks eelmine kord oli. Et seda tuleb mängida õieti. Mis täna plaanis siis? Noh, teebki siin kardi ära. Peaks koristama.
siis ma ei tea, pidime sõpradega vist trenni minema. Kindel ei ole, no vist ma ei tea, midagi pidime igatahes tegema. Et kui ma ei tea, vist eile panid pidu trenni ju, siis ma olen üksi. Ta on rinnapäeval, ma ei tea, kas ma viitsin filmida ka, sest ma nagu viimane rinnapäev filmis. Kui ma kellega koos lähen, siis ma võib-olla filmin ikkagi, sest teeb teistmoodi vaata midagi. Ja jah, siis vaatab edasi, kui teeb midagi väga, siis võib-olla filmib siis Turing the Day ka, mis toimunud on. Ja ma teen siin oma mingi 30 mintsa hommikust ratast ära ja siis näeme hommikuse füüsiik update'ile ja siis räägime edasi, mis teeme. It echoes through your shadow. My embers glow like a wildfire racing through the night when you're talking to the light. Ei just midagi. Panen siin vahepeal riideid kokku ja siis teeb väikse koristuse ja siis lõkkab duši all ja siis vaatab edasi. Nice. Kell hakkab siis siin 1:30 approach ima. See on siin koristatud ja mis veelegi, sain kõik oma hommikused asjad tehtud siin. Hakkab siis väikselt sööma ja teeb siis oma hommikuse selleri mahla ja siis ma nüüd viimast 2-3 hommikut olen teinud endale, 2 hommikut olen teinud endale French toasti. Et noii, teeb siis French toasti. Siin on 3 muna ära klopitud. Ma olen ära arvutanud, palju 6 saia peale ma saan panema 3 muna ja 100 milli, no veits läks rohkem kaarapiima ja siis mingisugune suhkru asendaja. Seda ma panen mingi 7 grammi umbes, vaatasin, siis oli suht okei. Läks 9, 10. Jah, veits raske on filmi sama. Ühesõnaga selle ma klopin suvest ära veel. Siin on veel Himala soola lisatud 3 muna, 100 milli piima, grammi, 7 seda magustat ja siis see jätkub 6 saiale. Selle ma klopin läbi ja siis paneb panni hakkama ja hakkab praadima. Ma muidu siin selle oliiviõliga praadinud, aga nüüd ma avastasin, mul on ju taluvõid kapis. Ma pigem teen sellega, see jääb palju maitsvam. Samal ajal kui ma neid teen siin, siis ma lõikan endale maasikat, banaani ja mustikat pesin ära endale kõrvale French toasti peale. Võt nii. Kurat vaatasin just, kas oli 6 saia, et 3. päev, et täpselt 18 saia on selles pakis, aga oli 5. Et ma pean veel kallama vähe seda peale seda endale ka muna kollase ja seda möksi. Uie. Ja valmis see saigi. Läksib siis sisse selle, mis on mingi tonni ringi on see kaloraaž ja siis korralik laadimine trenni, vaata. Sealt tuleb trennist midagi välja ka. Kell on siis vahepeal siin 1:30 saamas saanud. Ja vitamiinid vahepeal siin kinni ja tead isegi eelmises videos näitasin, et vist hakkan trenniks valmistama. Mõtlesin, kas söön ühe korra veel, siis mõtlesin, et kõhtu suht normaalne, pigem see vähem vaata. Samas fuel'i vaata, Mart sellest hommikusöögist on piisavalt fuel'i küll. Kütust, et teha trenni. Oleb 50 grammi kuradi vei seda vadakuvalku kaasa ja siis täna proovin krokat 2, muidu ma ostsin kofeiinivaba pre-workout, tegelikult ma ei ole mingi hull pre-workouti jooja üldse. Enamjaolt ei raiska selle peale raha, aga nüüd ma olen nagu ostnud, ma sain 5 ka selle ainult, aga see on kofeiinivaba ja siis ma nagu seda enamasti on, siis mul see haistus ja siis need hingamisraskused, aga nagu täna ma võin all in teha, täna ma kofeiiniga siis workouti ja
muud midagi, siis nii pikk knockout. Panen valmis ennast, siis hakkab trenni poole liikuma. Teeb siis... teine asi, mis ma tahtsin veel öelda. See, kusjuures viimane video, mis ma tegin, see oli esimene kord, kus ma kandsin stringerit või maikat üle 9 kuu jõusaalis, sest ma vahepeal olin nii ebakindel endas ja tundsin nii sitasti ennast. No mitte nii sitasti, aga ma lihtsalt ei tundnud, mul ei tundnud mugava seljas vaata, veel piisavalt nagu jacked. Et nüüd ma olen jälle kandma hakanud, tulin kapist välja, eelmine trenn ja suht normaalne pump oli isegi või hea valgusasjad värk vaatasin, peab tihedam hakkama käimast. Et ühesõnaga nüüd ma hakkan jälle neid stringerid ja maikasi ka kasutama. Mul on kapp neid täis, mul on mingi 30 tükki vist neid kuskil seal üleval. Et need lihtsalt vahepeal peitsin ära. Eelmine siis suvi, kui tagasi Tenerifelt siia tulin. Kandsin vahepeal ainult oversize ja tavalisi särke. Ja vaadake just puu õitseb. See mingi tundide kaupa õitseb, nagu nii äkkalt plummib, 2-3 päevaga lihtsalt iga päev vaatad plummib, iga hommik üle selle rohkem on õitsenud. Ja okei, siis näeme siis autos. Uus lemmiklugu, Hans Breyer, Mustang. Hammers down, gotta ride like a Mustang. Nonii, see on siis mingi rinna ja piitsa trenn tehtud. Teeb selle vormi tšeki vahepeal ära kumbaga. See on ikka õhu, lihtsalt ei saa õhku kätte. Ei saanud trenni ka, nagu täie pagum annab. Ja siis teeb selle ära ja sealt jääb kõhukad peale. Ma ei tea, kus on hea valgus. Hea valgus. Tähän poole. Niimoodi just. I need to trust my fragile mind. I know I can make this again. Okei. Ma teen kõhukad ära ja siis ma tulen tagasi poseerima. Poseerime ja siis peale seda kardiot siia. Davai, ma jätkan siis siin peeglees. Mis ma harjutan tavast? Mingi 10-15 minutit vähemalt. Harjutan seda i-valku, mis oli i-valk ja siis harjutan niimoodi, siin on isegi triibud kõik maas, vaata. Siis harjutan niimoodi, nagu see annab see kõredi need kohtunikud. Harjutan siin lihtsalt, vaata, 4 quarter turni ja siis lähme kardiot tegema. Et siis teebki tavast trenni ära, siis käib poseerimas vahepeal ja siis tuleb lõppu teeb 15 minutit stepperi peal, Stairmasteri peal tähendab. Kardiot peale, venitamist ma enam kusjuures austus ei tee. Vahest venitamist kodus siis seda joogat ja siis teen selle massaaži püstamise vaata. Rohkem tõmban lahti, praegu aga venitamist olen teinud. Ei mahu mu ajakavasse. On taas kodus ja teeb siis räppe, riisi, kanahakk ja räppe. Paneb lihtsalt juurikad vahele. Tõmbab väikse post-workout milli sisse, 2 tükki ja ega muud midagi. Jälle, et sõbrad läks küles, oli teile pidu pannud, ma ei tea, kes pärast kokku siis või ei saa. Ja siis pesus käima ja paistab siis. No nii,
post-workout. 2 rappi. Ja kana, mis siin on siis kanahakkliha, riisi, oliiviapainveits ja siis külmutatud juurvilla ja lisu. Liigub tikkurilla poole siis. Meil ei ole mingit plaani neid otsa, mis teeme, aga siis mõtleme välja, kui üldse mõtleme. Jalutame pikka kuhugi minna, ilus ilm on värk jah. Ma vaatasin, lubas vihmakat sadamaga. No see telefoni ilma teada kogu aeg kapange. Et eks siis näis. Vapsi mõnna soe ilm on ikka täna. See majade vahel kannatab vapsi olla ilma. Lõpet juba. Särgi veel. Väike kütab. Oleks ka aegne, mis on mai keskel juba. Ikka veel ei ole sooja tulnud. Mark on kõrva siia. Mutt oli saabi kõrdi vrappis. Sul Voosaarde siis randa jalutama. Mida siin näitab? Mingi 50. Kas on siis kokku või? Tõmbab sinna full body workout ja siis? 50 siin ja 50 siin või? Ei, ma ei usu. Ja seal ei ole 80 siin peal. Ma arvan, 40. Ma ei tea. Aga selles suhtes ma arvan, et ei ole see. Võib-olla see 40 kilo küll vaata, aga see, kuidas see raskus tuleb siit, vaata. Ei ole nii palju. Tuleb. Ta või tõmbab injury peal. Injury or nothing. Ega siin midagi, siis tõmbab otsad koomale. Mis sõbrad koju ära. Läksid Eurovisiooni küll vaatama, aga 10 hakkab, aga ma ei viisi. Joinida. Koju ajab oma asju ja tuttu ära varsti ja et siis selleks oleks kõik. Tšau!